siin Heigo Ritsbeck, kardinal ja Rahvusvahelise Pühakatoliku Kiriku vaimulik. Eestis tegutseb Rahvusvaheline Pühakatoliku Kirik ühe selle osa kaudu, mida nimetatakse Eesti Anglo-Katoliku Kirik. Üle terve maailma on Rahvusvahelisel Pühakatoliku Kirikul ka erinevaid osasid, kus on rõhuasetus kas siis rohkem Rooma katoliku traditsioonil, ida katoliku traditsioonil või ka siis anglokatoliiklusel või ka vanakatoliiklusel. Aga siin Eestis on siis piiskopkond, mida me nimetame Pühima Neitsi Maarja Jumalaema piiskopkonnaks ja Eesti Anglokatoliku Kirik. Miks siis Anglokatoliku Kirik ja mis on Anglokatoliku Kirik? Ühest küljest kindlasti me peame ütlema, et Anglokatoliku Kirik on anglikaanne. Me oleme siis kristlased, kellel on inglise liturgiline ja teoloogiline ja vaimne pärand, mis pärineb mingil määral ega suurel määral Inglise kirikust ja sellest reformatsioonist, mis seal toimus 16. sajandil, kus reformatsiooni käigus minimaalselt tehti muudatusi. Kui me võrdleme Inglise reformatsiooni Mandri-Euroopa reformatsiooniga, siis me võime öelda, et kui Mandri-Euroopa reformatsioonis Martin Luther, Calvin ja teised viisid läbi väga suuri muudatusi, siis Inglise reformatsioon oli võib-olla minimalistlik, väga palju jäi alles seal olevast katoliku kirikust ja tehti, võiks öelda tõepoolest, minimaalseid muudatusi. Samal ajal, kui me oleme anglikaanne kirik, oleme ka katoolne või katoliiklik kirik, sest me võtame omaks ja kinnitame ja õpetame varakiriku õpetust, mida on usutud kõikjal, alati ja kõikide poolt. Ja me peame mõistma, et olla katoliiklane või katoolne kristlane, võib-olla veidikene täpsemalt, ei tähenda automaatselt olla Rooma katoliiklane. Kuigi neid termineid on tihti ka sünonüümidena nähtud, ka ida-ortodoks kirikud on tegelikult oma olemuselt katoliku kirikud, kuid nad ei ole osaduses mitte Rooma paavstiga. Ja selles mõttes eesti keeleruumis on püütud nagu vahet teha sellega, et kui me ütleme katoliku või katoliiklik, siis me mõtleme Rooma katoliku kirikut ja katoolne kasutame rohkem sellise üldisema katoliku tähendusega. Kui me tuleme nüüd konkreetselt anglokatoliku kiriku juurde, siis anglokatoliku kirik aktsepteerib kirikulu esimese 1000 aasta jagamaku kiriku õpetusi, ehk siis seda kiriku õpetust, mis oli kuni aastani 1054, kui kristlik kirik jagunes siis kaheks, nagu me teame. See oli siis see suur kiriku lõhe 1054 ja 4 pühapäevast peale, kui sündis kirik kuni siis suure kiriku lõheni, oli kirik selle sõna otseses mõttes katoliiklik või katoolne. Üks usus, üks õpetuses. Aga samal ajal loomulikult olid erinevused ka olemas, kuidas näiteks idakirikus ja läänekirikus peeti jumalateenistusi. Samuti mõningates Euroopa osades oli liturgias erinevusi, oli ka liturgilistes rõivastes erinevusi. Nii et teisalt võiks jälle öelda, et kristlik kirik ei ole mitte kunagi üle terve maailma olnud absoluutselt kõikides detailides ühesugune, päris ühesugune. Ja ometigi see üldine ühtsus oli nii suur,
et kui me tagantjärele seda vaatame, siis me näeme, et seda kirikut võis tõepoolest siis üheks kirikus ka nimetada. Ja seega ka anglokatoliku kirik on oma olemuselt nüüd pärast Inglise reformatsiooni mõlemat, nii Inglise katoliku kirik, Inglise katoolne kirik, kui ka lääne ortodoks kirik, kui me tahaksime nii öelda. Anglokatoliku kirik on siis osa Issanda Jeesuse Kristuse ühest pühast katoliiklikust või katoolsest ja apostellikust kirikust, mis siis jätkab ustavalt katolitsismi traditsioone. Me praktiseerime ja hoiame kõrgel ajaloolist katoliiklikku usku koos apostelliku kiriku korraga, ortodokse jumalateenistusega ja evangeelse tunnistusega. Ortodoksne tähendab ju õigesti Jumalat ülistama. Kui keegi küsib, et kui näiteks võrrelda meid Rooma katoliku kirikuga, mis need erinevused siis võiksid olla, erinevused on väga väikestes detailides. Võib-olla kõige olulisema tuleks mainida seda, et Rooma katoliku kirik nõuab kõikidelt vaimulikelt tsölibaati, siis meie kirikus vaimulikud nii diakonite, preestrite või piiskoppidena võivad abielluda. Aga loomulikud võivad ka oma soovile vastavalt olla tsölibaadis, nii et tsölibaat ei ole keelatud, aga tsölibaat ei ole ka nõutud, nagu ta on seda Rooma katoliku kirikus. Me usume ühte tõelisesse, igavesse Jumalasse pühas kolmainsuses, Isas, Pojas ja Pühas Vaimus, ühes olemuses kolmes isikus, kelle läbi on kõik, mis on olnud, on ja saab olema. Me usume, et Jeesus Kristus on unikaalne ja lõplik ilmutus Jumala isikust ja eesmärgist, kelles üksi on Jumala tõde ja arm. Ei ole mingit muud võimalust, et väljaspool Kristust võiks keegi saada päästetud. Me usume, et pühakiri ja uus kui ka Vana Testament on inspireeritud püha vaimu kaudu. See on autentne Jumala ilmutus ja esitab meile Jumala päästva sõna. Me usume kiriku püha traditsiooni, nagu see on meile antud iidsete katoliku piiskoppide ja kiriku doktorite läbi. Nii nagu seda esitavad jagamatu kiriku 7 oikumeenilist kirikukogu. Kui me vaatame esimest 7 kirikukogu, siis tõepoolest seda tunnistavad kõik liturgilised sakramentaalsed kirikut ja samuti ka meie. Ja me usume, et püha vaim oli inspireerimas kõike seda, mida neil kirikukogudel vastu võeti. Ja kui mõnel inimesel on teinekord nagu probleem tekib, et miks see traditsioon nii tähtis peaks olema, siis ärgem ära unustagem, et kõikide nende otsuste hulgas, mida kirikukogud vastu võtsid, oli ka otsus piibli vastuvõtmiseks ja mis raamatud piiblis on. Nii et piibel on ka meil olemas tänu sellele, et kirikukogu kord tegi üks kirikukogudest sellise otsuse täpselt aastal 397, millised raamatud piiblis siis on. Me usume 7 sakramenti, mis on välised märgid, nähtavad sümbolid sisemisest vaimsest armust, Issanda Jeesuse Kristuse kohalolekust ja tegutsemisest. Ja püha emakiriku usu ja praktika kooskõlas on siis sakramendid ristimine, milles kuulutatakse pattude andeks andmist, uut elu Kristuses ning tema müstilise ihu kiriku liikmeks saamist. Ja see sakrament on vajalik õndsaks saamiseks. Konfirmatsioon kui pühavaimu pitser ristimise lõplikuks täideviimiseks, 2. sakrament, 3. missa või armulaud, ohver, milles me Issand Jeesus Kristus ühendab meid temaga, tema täiuslikus ohvris, mida on ükskord sooritatud, et anda meile pattudest vabanemine ning teised tema kannatusest tulenevad annid.
kusjuures ta on tõeliselt kohal leiva ja veini kujul ning annab ennast meil oma ihus ja veres, mis on meie jaoks taevane roog ja sellega ta ühendab meid endaga ja kõikide teistega tema pühas ihus kirikus. Nii et selles mõttes enne armulava talitust me ütleme alati, me võtame armulavale kõiki neid inimesi. Siin on tegelikult 2 tingimust. Esiteks, kes on ristitud. Ilma ristimiseta ei saa tulla lepingut ju kinnitama, kui lepingut pole sõlmitud. Ja teiseks, kes usuvad Jeesuse Kristuse tõelist kohalolekut armulauas. See ei ole mitte mingisugune leib või vein, mida te vastu võtate, kes tulevad armulauale, vaid see on Kristuse ihu ja see on Kristuse veri olemuslikult. See tähendab, et väliselt võib see näida nagu leib, see võib väliselt näida nagu vein, aga tegelikult olemuslikult on see Kristuse ihu ja Kristuse veri. Püha abielu on sakrament, müstiline ühendus ühe mehe, ühe naise vahel terve elu vältavaks pühendumiseks ja ühtsuseks. Ka vaimuliku amet on sakrament, sellega käib kaasas muidugi ordineerimine ehk vaimuliku ametisse pühitsemine ja see on püha ja apostliku vaimuliku teenistuse edasikandmine. Mitte nii, et kogu kogudus lihtsalt valibki enda hulgas kellegi ja kes hakkab juhatama või pidama mingeid vaimulikku talitusi, vaid see on edasi kantud vastavalt Kristuse tahtele. Siin on see apostelik suksessioon väga tähtis. Ja et evangeelium edasi anda ja sakrament edastada on 3 ordinatsiooni astet, piiskopid, preestrid, diakonid ja nad on ainult meessoost. Kõik, nii diakonid, preestrid kui ka piiskopid. Nad omavad ainsatena apostelikku meelevalda, kuistlik ülevaatajad, püha ordinatsiooni edasiandjad. Samuti on sakramendiks patutunnistus ehk piht, mille usklikud on kutsutud pöördumisel oma elus, pattude tunnistamisel, lepitusele Jumalaga ja mille kaudu on üles kutsutud andestama teistele inimestele ja salvimine, kus siis Jumala tervendav ja lohutav vägi saab osaks usklikele, kes on haiged ihu, hinge või vaimu poolest. Me usume pühade osadusse, kuhu kuuluvad nii elavad kui ka juba lahkunud ja traditsiooniliselt on üleüldist kirikut nähtud koosnevat triumfeerivast kirikust. Need on kristlased, kes on juba taevas ja võitlevast kirikust. Need on kristlased, kes on praegu siis maa peal elavate sees. Ja puhkavast kirikust kristlastest, kes on surnud, kuid ei ole veel taevas ja seda on tihti loomulikult seostatud siis purgatooriumiga. Me usume, et õnnistatud neitsi Maarja on meie issanda Jumala Jeesuse Kristuse ema ja ta on väljapaistev üle teiste kõikide usklike kui esmavili nendest, kes on päästetud Kristuse läbi. Taevas olevate pühade palved aitavad usklikega maa peal ja pühasid samas aga ei kummardata ega ülistata, see kuulub ainult Jumalale, kuid pühade palved toetavad Kristusi maa peal. Me usume elu pühadusse, elu algab eostumise hetkest. Me usume, et igasuguse süütu elu võtmine on mõrv, ükskõik kas see nimetatakse eutanaasiaks või kaasa aidatud enesetapuks. Ja me usume, et kõik inimesed ilmuvad meie issanda Jeesuse Kristuse ette, kes on lõplik kohtumõistja ja valitseja, kogu inimkond saab oma usu ja tegude järgi õiglase palga. See on kirik, kuhu me kuulume ja võib-olla on see paik ka sinu jaoks.